Putin tegi just midagi mõeldamatut. Ta on tunnistanud, et Ukraina murrab Venemaad. See mööndus esitati tüüpilisel Putini moel. Ta ei läinud nii kaugele, et öelda, et sõda on kaotatud, kuid juba see, et ta üldse niimoodi Ukrainat tunnistab, näitab meile, mida Putin tegelikult mõtleb. Ta teab, et Ukraina on võitmas. Putin teab, et Venemaa ei suuda olukorda muuta. Ja see, mida me nüüd tema sõnades näeme, on meeleheitlik katse taastada kontrolli narratiivi üle, mis ammu tema käest libises, kui Putin paanitseb oma enda tuleviku pärast. Kui Ukraina suurendab oma kaugrünnakute kampaaniat Venemaa vastu, on Putin sunnitud tunnistama midagi, mida keegi poleks arvanud tema suust kuulvat. Venemaal on kütusekriis ja see on kõik tingitud Ukraina rünnakutest. Muidugi ei suutnud Putin seda otse välja öelda ning kasutas oma mööndust omamoodi kummalise üleskutsena Venemaa rahvale, et nad peaksid jätkuvalt tema sõja nimel kannatama. Loomulikult kohandame me teatud plaane vastavalt praegusele olukorrale, kuid kõik strateegiliselt olulised siseriiklikud arenguprogrammid viiakse kahtlemata täielikult ellu. Putin ütles seda 28. juunil, püüdes veenda Vene rahvast, et tühjad kütusepumbad tanklates ei takista Venemaal maju ehitamast, teid rajamast ega töökohti ja toetust oma rahvale pakkumast. Kuid isegi kui ta püüdis sõnumit ilustada, pidi Putin tunnistama, et tema sõda on toonud tema rahvale kannatusi. Me läbime rasket perioodi, kuid see on meile palju õpetanud ja võimaldanud meil mõista, mida tähendab olla Vene kodanik, ütles Putin. Mida tähendab olla Vene kodanik, Putin? Sest praegu näib see tähendavat elamist riigis, kus sa oled majanduse põhja lasknud ja muutnud kogu naftataristu, mis Venemaad elus hoiab, Ukraina sihtmärgiks. See on kurb avaldus mehelt, kes teab, et tema sissetung on läbi kukkunud ja tema rahvas muutub järjest vihasemaks. Et sõda, mille kohta ta väitis, et see saab mõne päevaga läbi, on nüüd kestnud nii kaua, et see teeb neile päriselt kahju. Aga kõige hullumeelsem on see, et see on lihtsalt Putini viimase aja järjekordne ülestunnistus. Vaid 16 päeva varem kohtusid Putin ja Venemaa kaitseminister Andrei Belousov Vene sõduritega, et arutada sõjaolukorda. Ka selles kohtumises nägime midagi sarnast Putini viimaste kommentaaridega. Venemaa juht püüdis keskenduda uutele sotsiaalmeetmetele, mida Kreml on kasutusele võtnud, kuid ta poetas sekka ka möönduse, et Ukraina droonirünnakuid ei saa eirata. Putin väitis, et need on katse külvata lahkhelisid. Venemaa juht ütles ka, et edenemine rindel ei kulge nii kiiresti, kui Venemaa sooviks, mis on järjekordne tunnistus sellest, et Venemaa strateegia ei toimi. Putin ei suuda leida vastuseid, mis peataksid Ukraina võidu. Tõenäoliselt otsustas Putin tunnistada mõningaid tagasilööke, millega Vene väed on silmitsi seisnud, et paista lahinguvälja tegelikkusest teadlikumana nende Vene sõjaväelaste silmis, kes on neid läbikukkumisi otseselt kogenud, ütles Sõjauuringute Instituut ISV nende märkuste kohta. Ja ISW on selles osas õigus. Putin üritab taas kontrollida sõjaga seotud narratiivi ning tema viis seda teha on püüda suhestuda Vene rahvaga, teeseldes, et ta on rohkem teadlik õudustest, mille ta on riigi sõjaväele põhjustanud, kui ta tegelikult on. See näitab Putini meeleheidet eriti selgelt. Kuigi need märkused ei ole otsene kaotuse tunnistamine, erinevad need Putini tavapärasest tegutsemisviisist märkimisväärselt. Lähme tagasi aprillikuusse. Sel kuul tunnistas Putin veel üht Venemaa ees seisvat probleemi, kuid tema toon oli hoopis teistsugune. Seekord oli see Venemaa majandus ja selle paljud puudujäägid, millega Putin pidi silmitsi seisma, ning ta tõepoolest tõi välja, et Venemaal on toimunud langus nii äritegevuses kui ka investeerimisaktiivsuses. Kuid ta ei andnud mingit vihjetki, et tema enda läbikukkumised võiksid olla selle põhjuseks. Ja ta ei püüdnud ka kuulajaid tähelepanu kõrvale juhtida juttudega sotsiaalprogrammidest, mida Venemaa paratamatult ellu viia ei suuda. Selle asemel esitas Putin nõudmisi ja veeretas süüd teistele. Venemaa president ütles oma riigi tippfinantsistidele, et nad peavad leidma lahendusi Venemaa paljudele majandusprobleemidele, ignoreerides täielikult fakti, et just tema ise on nende probleemide algpõhjus. See on Putini tavapärane lähenemine. Kui ta üldse mingit läbikukkumist tunnistab, siis pole see kunagi tema süü ja alati peab keegi teine selle probleemi lahendama. Kuid see viimane mööndus on teistsugune. Probleeme tunnistatakse, kuid selle asemel, et süüd teistele veeretada ja käituda, nagu tal poleks sellega mingit pistmist, üritab Putin nüüd otse oma rahvast veenda, et ta töötab lahenduste kallal. Kõike seda räägib ta neile, et kui nad sellest kõigest läbi tulevad, on nad tõelised venelased. See on lihtlabane manipuleerimine ja see paljastab palju rohkem, kui Putin tahaks näidata. Ta ütleb oma rahvale, et Venemaa kaotab seda. Ja tegelikult ütleb ta lihtsalt seda, mida need inimesed juba niigi teavad. Kõigest sellest näeme, et Putin on paanikas. Isegi tema ettevaatlik mööndus on avameelsem, kui ta tavaliselt on. Ja see kõik toimub ajal, mil isegi mees, kes tavaliselt pead liiva alla peidab, näeb, et Venemaal on meeleolu tema vastu pöördumas. Ärge saage meist valesti aru. Putin teeb endiselt suuri avaldusi.
Samal päeval, kui ta tunnistas, et Ukraina droonid põhjustavad suuri kütusepuudusi, ütles Putin siiski, et Venemaa jätkab oma rindekampaaniaga. Mitte miski sellest ei viita sellele, et Putin kavatseb oma sõja lõpetada. Tema ülestunnistus on palju sügavam kui see ning näitab, et Putin mõistab lõpuks, et võim libiseb tal käest. Uurime natuke rohkem. Putini tunnistus Ukraina droonide ja nende põhjustatud kütuseprobleemide kohta ei tulnud tühja koha pealt. Umbes nädal enne seda ründas Ukraina Moskva peamist naftatöötlemistehast, põhjustades tohutuid musti pilvi, mis katsid taeva. See rafineerimistehas varustab umbes 40% Moskva bensiinivajadusest ja 50% diislikütusest, teatab Pravda, ning seda on juunis juba 2 korda rünnatud. See ei hakka niipea uuesti tööle. Selle parandamine võtab vähemalt pool aastat, ütles üks anonüümne allikas Pravdale, ja see on miski, mida Putin lihtsalt ei saa varjata. Kütusejaamades tekivad puudujäägid, plahvatuste visuaalsed tõendid ja pärast seda mustaks tõmbunud taevas on kõik tõendid, mida moskvalased saavad oma silmaga näha. Nende tunnistamata jätmine oleks olnud selge sõnum Moskva elanikele, et Putin on oma sõja tagajärgedest nii kaugenenud, et ta isegi ignoreerib seda, mis toimub Venemaa tähtsaimas linnas. Putin ei saanud lubada selle arusaama levimist, sest tal on veel palju rohkem probleeme, kui ta peab veenma inimesi, keda ta on alates 2000 aastast valitsenud, et ta on endiselt õige mees selle töö jaoks. Päevadel enne seda, kui Putin oma väikese ülestunnistuse tegi, sai ta oma enda rahvalt tugeva hoobi. Tema reitingud olid langenud sõjaaja madalaimale tasemele ja see oli kõik tingitud sellest, millist mõju avaldavad Ukraina rünnakud tavalistele venelastele. 27. juuni raportis avaldas New Voice of Ukraine, et Kremli-meelne Venemaa avaliku arvamuse fond ehk FOM oli esitanud küsitlustulemused, mis koguti ajavahemikus 19. kuni 21. juunini. Need andmed näitasid, et nende inimeste arv, kes pigem usaldavad Putinit, oli langenud 5% punkti võrra, 74%-lt 69%-le. See on endiselt suhteliselt kõrge number, kuid mõelge allikale. Tegemist on Kremli-meelse küsitlejaga, kes registreerib Putini toetuse märgatavat langust. Veelgi muret tekitavam Venemaa juhi jaoks on see, et nende inimeste arv, kes ütlesid, et pigem ei usalda teda, oli tõusnud 18%-ni, mis on rekord pärast sissetungi algust. Kuid võib-olla kõige tõepärasem näide rahva arvamusest Putini kohta tuleb küsitlustest, mis on seotud Venemaa valitsuse tegevusega. Ainult 44% vastanutest ütlesid, et Putini lähikondlased teevad head tööd, mis on vähem kui varasem 48%, ning 34% väljendasid rahulolematust, mis on järjekordne sõjaaegne rekord. Putin teab, mida see tähendab. Ebamäärast valitsust on palju turvalisem kritiseerida kui Putinit ennast, mistõttu näeme seal ausamaid arvamusi. Venelased teavad, et see, mida Kreml teeb, toimub tegelikult Putini käsul ja Venemaa president ei ole sellest faktist teadmatud. Kui tema enda heakskiidu reitingud näitavad, et üha rohkem venelasi julgeb teda nimepidi kritiseerida, siis valitsuse andmed näitavad, mida nad tegelikult temast arvavad, kui nad ei tunne, et oma rahulolematust näidates riski võtavad. Pidage meeles, et Kreml tsenseerib tavaliselt küsitluste andmeid, nagu ta tegi ka Venemaa avaliku arvamuse uuringute keskuse kogutud tulemuste puhul, kui need hakkasid näitama märgatavat toetuse langust Putinile, mis langes kokku sellega, et Putini sisemine toetusnäitaja langes alla 30%, teatab New Voice of Ukraine. See, mida me siin näeme, on tegelik põhjus, miks Putin on Ukraina poolt Venemaale põhjustatud probleemide suhtes palju avatum kui kunagi varem. Aga asi läheb veelgi sügavamale. See avatuse ilming tuleneb ka ebaõnnestumistest narratiivi kontrollimisel ja täielikust meeleolu muutusest Venemaal, mida isegi nii sihilikult ignorantsena käituv inimene nagu Putin ei saa enam eirata. Enne kui me rohkem selgitame, tuletame meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg sellele nupule vajutada. Lisaks küsitlustulemustele ja tõenditele, mis on vene rahva silme ees, peab Putin tegelema ka teiste probleemidega. Tema katsed kõike varjata ei toimi. Suure osa 2026 aastast on Kreml piiranud interneti kasutamist, sealhulgas kehtestanud piiranguid WhatsAppi ja Telegrami kasutamisele. Samuti on mobiilse internetiteenuseid regulaarselt välja lülitatud, sageli just siis, kui Ukraina alustab droonirünnakuid. Kreml väidab, et see on vajalik õhutõrjesüsteemide töö häirimise vältimiseks, kuid palju tõenäolisem on, et need piirangud on mõeldud takistama inimestel jagamast fotosid ja videoid Ukraina edukatest rünnakutest. Mis iganes on nende internetipiirangute põhjus, need ei toimi. Videod jõuavad ikkagi avalikkuseni. Ja Mestown Foundationi andmetel aitavad Putini internetivastased sammud kaasa tema madalatele toetusreitingutele. See mõjutab kõiki, alates tavalisest venelasest, kes üritab internetipanka kasutada, kuni rindel oleva sõdurini, kes ei saa enam Telegrami kaudu oma kaaslastega suhelda. Selle katse ebaõnnestumist narratiivi kontrollida saadab ka Vene ametnike laste lahkumine Moskvast. Seda teatab New Voice of Ukraine,
mille andmetel usuvad paljud Putini loodud süsteemis töötavad inimesed, et sellel süsteemil pole tulevikku seoses Ukrainas toimuvaga. Üks anonüümne allikas ütles, et temal ja tema kolleegidel pole mingit tulevikku, kui Putini võim kokku kukub, mistõttu ta ongi saatnud oma lapse välismaale õppima. Parem on lahkuda surevast riigist juba praegu, kui jääda sinna Putini langusele järgneva kaose ajaks. Meeleolu Venemaal on muutumas ja isegi Putin ei saa seda enam eirata. Inimesed, kes olid kunagi lojaalsed, kurdavad Kremli üha karmimate poliitikate üle. Igasugune patriotismi või optimismi ilming Venemaa tuleviku suhtes on riigist täielikult kadunud. Piirangud ja repressioonid kasvavad, samal ajal kui vältimatu majanduslangus mõjub rängalt inimestele, kes on juba pidanud nii palju ohverdama, sageli oma pereliikmete vere hinnaga. Kõik selleks, et toetada Putini sõda. Need, kes olid pärast niinimetatud erioperatsiooni esialgset läbikukkumist, harjunud Ukraina sõja mõttega, on nüüd mattunud masendusse, mis valitseb suure osa Venemaast. Putin on sunnitud tunnistama fakti, et ta ei kontrolli enam narratiivi. Kõik, alates tema rahvast kuni mõnede tema Kremli-meelsete allikate ja ametnikeni, pöörduvad tema vastu. Ukraina on muidugi selles kõiges mänginud tohutut rolli. Režiim, mis on aastaid õigustanud sõda ja püüdnud oma rahvast veenda, et nad ei tunne kunagi selle võitluse halbu tagajärgi, on tabatud püksid rebadel ning Putin on neist kõigist kõige paljastatum. Üle 1 miljoni ohvri, droonid taevas, tulekahjud rafineerimistehastes ja puudujäägid bensiinijaamades. On kõik tõendid selle kohta, et jutustus vägevast Venemaast ja väikesest Ukrainast on vale. Venemaa rahvas hakkab sellest aru saama ja isegi Putin näeb, et see juhtub. Just sellest tema tunnistus tegelikult rääkiski. Kui Putin räägib avalikult kütuse puudusest, droonirünnakutest ja läbikukkumistest rindel, siis ta teeb meeleheitliku viimase katse haarata narratiivi üle kontroll tagasi. Putin tahab näida oma inimesena. Ta tahab, et tavalised venelased usuksid, et ta näeb nende probleeme ja mis veelgi tähtsam, et ta hoolib neist. Sellepärast kuulemegi jutte teede ehitamisest ja sotsiaalprogrammide elluviimisest, mis on segatud Putini ülestunnistustega Ukraina kohta. Ta püüab muuta avalikku arvamust, mis on tema vastu pöördumas, täpselt nagu sõjakäik, mille ta ise alustas. Ja see, et Putin, Venemaa niinimetatud tugev mees, kes ei näita kunagi kellelegi nõrkust, on sellisesse seisu viidud, on suurem tunnistus kui ükskõik millised tema suust tulevad sõnad. Venemaa juht teab, et sõda on kaotatud ja lõpuks tuleb tema suust ka natuke tõtt. Vaatame neid kütuseprobleeme, mida Putin mainis. Need ei kao niipea kuhugi ja Putin teab seda sama hästi, kui ta teab, et Vene avalikkus muutub tema peale vihaseks. Ukraina on loonud geniaalse pika ja keskmaa rünnakute kampaania, mis lämmatab kütusevarustuse kogu Venemaal ja okupeeritud aladel. 24. juuni raportis avaldas Raadio Vaba Euroopa, Raadio Vabadus, et vähemalt 17 Venemaa piirkonnas on kehtestatud kohustuslikud piirangud bensiini ja diislikütuse müügile, samal ajal kui paljudes teistes piirkondades on teatatud puudustest. Kokku on 55 Venemaa 83 föderaalüksusest, kuhu kuuluvad oblastid, vabariigid ja erinevat tüüpi piirkonnad, teatanud kütusega seotud probleemidest. Ukraina muudab olukorra järjest hullemaks. Samal päeval, kui Vladimir Putin tunnistas kütuseprobleeme, teatas Al Jazeera, et Ukraina on korraldanud rünnakuid Slovjanski ja Jaroslavli rafineerimistehaste vastu, mis asuvad vastavalt 300 ja 700 kilomeetri kaugusel Ukrainast. Puhkenud on suured tulekahjud, mis on Venemaa elanike jaoks muutumas igapäevaseks nähtuseks. Need tulekahjud muudavad Venemaa kütuseprobleemid ainult hullemaks, kuid on üks piirkond, mis tunneb seda valu rohkem kui ükski teine. Krimm, suurim sümbol Venemaa väidetavast võimust Ukraina üle, laguneb nutika isolatsioonikampaania surve all, mis lõikab poolsaare ära nii Venemaa mandriosast kui ka okupeeritud aladest. Kui teised Venemaa piirkonnad teatavad puudustest, siis selles ebaseaduslikult annekteeritud piirkonnas on kütus praktiliselt otsas kõigile peale Vene sõjaväe ja päästeteenistuste. Tsiviilelanikel pole enamasti lootustki, kui nad lähevad tanklatesse lootuses sealt kütust saada. Sellest, mis pidi olema Venemaa kindlus, on saanud täielik koorem. Nii strateegiliselt, kuna Ukraina vähendab Krimmi mõju Putini kampaaniale Venemaal, kui ka poliitiliselt, sest Krimm näitab Venemaa juhi tegelikku nõrkust. Ja ärge unustage Putini tunnistust, et olukord ei lähe rindel nii hästi, nagu Venemaa sooviks. See on veel leebelt öeldud. Analüüsikeskus Critical Threats teatab, et parim, mida Venemaa võib loota sellest kevad- ja suverünnakust, mis pidi hõivama Donbassi piirkonna, on mõned väikesed taktikalised edusammud Konstantinivkas. Suvekuudel ei saavutata kindlustatud vööndi vastu tegelikke operatiivseid edusamme, mis tähendab, et Venemaa on täielikult läbi kukkunud ega jõua isegi lähedale piirkonna hõivamisele, mille Putin nõudis, et see peaks septembriks langema. Ja seda läbikukkumist süvendab asjaolu, et Venemaa kaotab territooriumi ka mujal, nii et aprillis ja mais saavutas Ukraina ISW andmetel territoriaalset edu.
seda me mõtlemegi, kui ütleme, et Putini avaldused on tunnistus sellest, et sõda on kaotatud. Ukrainal on lahinguväljal kogu initsiatiiv ja Putinil hakkab kodumaal jõud raugema. Putin loodab, et probleemide tunnistamisest piisab, et veenda oma rahvast, et ta tegeleb nendega, kuigi tegelikkuses ei suuda ta midagi sellest teatada. Ja kas polekski nii? Rahuläbirääkimised on taas tõusmas päevakorda just siis, kui Putin seisab silmitsi kõigi nende probleemidega. Ning ka seda on Venemaa juht tunnistanud. AA teatab, et Putin on avalikustanud, et Venemaa on saanud uue ettepaneku, mille kohaselt peataksid mõlemad pooled oma kaugmaa rünnakud ning sõjalised operatsioonid piirduksid Luhanski, Donetski, Hersoni ja Zaporižia piirkondadega. See ei ole küll rahu, kuid see on sõnum Ukrainalt, et nad on valmis võimaldama Putinil mingilgi määral väärikalt taanduda, mis võib-olla sillutab teed vägede väljaviimiseks. Putin ei kavatse neid ettepanekuid vastu võtta. Ta teab, et ta ei saa seda teha, sest see oleks järjekordne tunnistus tema täielikust läbikukkumisest selles, mida ta lubas Ukrainas teha. Ja tõenäoliselt teab ka Ukraina, et Putin ütleb sellele ei. See annab talle lihtsalt võimaluse, enne kui kõik need rünnakud, mis on Putinit üldse nii otsekoheseks muutnud, veelgi intensiivistuvad. Muidugi püüab Putin ikkagi jõudu näidata. Ta on juba suurelt ja avalikult teatanud, kuidas ta lükkab need viimased Ukraina ettepanekud tagasi, püüdes taas narratiivi muuta. Aga see kõik on võlts. See on alati nii olnud. Ainult et nüüd on see venelastele selgem kui kunagi varem, kui nad seisavad silmitsi kütusekriisiga ja vaatavad, kuidas nende linnades põlevad olulised rajatised. Aga tema sõnad paljastavad rohkem, kui ta ise tahaks. Katse olla rahvale lähedane ja veenda neid, et ta kontrollib oma sõja tekitatud probleeme, on tegelikult Putini ülestunnistus. Ta kaotab Ukraina sõda. Putin on murtud, nagu ka tema illusioonid. Ja ainus, mis järele jääb, on Venemaa jätkuv allakäik. Kuni lõpuks muutuv meeleolu pöördub nii tugevaks vastureaktsiooniks, et Putin ei suuda enam ellu jääda. Ja kui ta püüab oma enda läbikukkumise fakti eest peitu pugeda, teab Putin, et droonid, mis tema ülestunnistuse esile kutsusid, tulevad ikka ja jälle. See, mida oleme seni 2026 aastal näinud, on olnud droonitorm nii ulatuslik, et see on Venemaal ja okupeeritud aladel päikese varjutanud. Tabatud on juba 800 000 sihtmärki ja see arv kasvab. Ja saate teada, miks see oluline on ja mis edasi saab, kui vaatate meie videot. Ja kui teile see video meeldis, siis kindlasti tellige The Military Show, et ei jääks ilma meie järgmistest kajastustest Ukraina sõja teemal. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!